Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 52 osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame Pärnu hoobis. Ning täna me räägime ühest sündmusest, millest me juba põgusalt oleme korra rääkinud, Splashist. Tookord rääkisime isaga, nüüd räägime tütrega. Tere tulemast, Kristin Kallau. Tere! Sinuga on põhjust Splashist rääkida erinevate kajastuste kaudu, aga ennegi alustame sellest, et oled seal õhtujuht. Et minule teada olevalt juba 2 aastat, eks ju. Ja. Et mis see tähendab olla siis Splashil õhtujuht? No eelmine aasta algul oli päris hirmutav ausalt öeldes. Oli minu jaoks suhteliselt esimene kord sellist asja teha ja see põhimõtteliselt lihtsalt tähendabki seda, et me juhime bändid sisse, me juhatame nad kuhu vaja, me ütleme, mis on nende nimed, bändi nime, põhiline tutvustus selline ja rahvaga suhtlemine. Ja ausalt öeldes seal ees olles oli see närv nagu läks kuidagi ära, et kui see publik oli kõik seal nagu pimedas ja ühtne ja siis ei olnudki enam nii hull see asi. Ometigi sa oled ise ka ju solist, eks ju, enda bändis. Ja. Kas siis ka sükest väikest ärevust on või see oli lihtsalt teine roll või? No kindlasti mingi ärevus ikkagi on, aastatega on seda küll vähemaks läinud, aga kuidagi lava peal on see, et need prožektorid alati paistavad täpselt niimoodi, et publikut eriti ei näe. Aga seal õhtujuhina olles sa ikkagi näed seda publikut ja siis on see, et sa pead rääkima ja lauldes sul on laulusõnad on peas, sa teed ühte asja, aga seal õhtujuhina ikkagi on natukene rohkem sellist ebakindlust. Kas seal juhtus nii ka, et midagi läks meelest ära või seda õnneks ei olnud? Isegi juhtus jah. Mul oli paber ees, aga see oli teise lehe peal ja ma unustasin lehte keerata ja siis ma unustasin ära, et tantsijad peavad peale tulema enne kohtunikke. Aga õnneks, kuna mul ikkagi professionaal oli kõrval, et siis ei olnud sellest tulla. Kas publik sai sellest muidu aru või isegi nemad ei saanud aru sellest, et teinekord isegi ei saa publik aru nendest hetkedest? Me nagu mängisime ta natuke niimoodi välja, et võib-olla publik arvas, et see pidigi nii olema, selline naljana, aga ma ei tea, võib-olla nad ikkagi said aru, et seal midagi natuke läks nihu. No mine tea, võib-olla tõesti mängisid nii hästi välja, et oligi muljed, et see oli õhtu osa, sest et eelmine kord, kas te olite Jaanusega koos, Jaanus Mehikasega on ju, ja tema on ju teada-tuntud näitlejad, et selles mõttes võis täitsa vabalt niimoodi nagu mängitud olla. Jah, eks ma loodan, et publikul oli tore sellest. Ma ei tea, mulle endale tundub, et ma oleks vist natuke pärast nagu enda peale pahane, et nagu kuidas niimoodi. Kas sinul läks see nagu lihtsamini? Ma otseselt pahane ei olnud, natukene oli selline, veidi olin pettunud, et niimoodi läks, aga selles mõttes laval olles tuleb neid apsakaid iga kord ette, et siis ikkagi sain piisavalt kiiresti üle sellest. See on nii tähtis selles olukorras üle saada ruttu, sest et siin on, vaata tegelikult ju suurem osa õhtust läks väga hästi on ju. Ja siis mingi üks pisike apsakas ja siis pärast mõtled nagu, mis mul nagu viga, et ma see pisikese apsaka pärast nagu sellele pööran rohkem tähelepanu kui sellele, mis ülejäänud kõik nii palju hästi läks, eks ju. Et selles osas on nagu nii äge, et seda karastumist juba on. Jah. Aga räägides siis sellest aastast, tuletame natukene meelde ka, mis see Splash on, et võib-olla mõni inimene pole kuulnud jälle Kaidu saadet, et siis mis see Splash on? No ta on meil Bikes and Music Splash on siis noortebändide konkurss. Sinna ongi oodatud siis bändid näiteks muusikakoolidest, kus noored ise teevadki muusikat ja on ka bände, kus ei olegi muusikakooliga kuidagi väga seotud, et tuleb kas tavakoolist või tehaksegi oma lõbuks niisama. Ja see ongi siis koht, kus noored saavad siis oma muusikat jagada rahvaga ja tegelikult bändidel ei ole väga palju esinemisvõimalusi, eriti noortebändidel, et see ongi selline hea kogemus ja võib-olla see ongi paljudele selline esimene lavaline kogemus. Ja siis on meil žürii, kes annab neile ka tagasisidet
ja siis parematele on ka auhinnad ja meil ikkagi päris seda ei ole, et me teeme 1., 2., 3. koht, et meil on publiku lemmik on ja siis žürii annab mingeid eriauhindu välja, et on natuke selline sõbralikum selline võistluskeskkond. See on nii armas sõbralik võistluskeskkond. Aga pealtvaatajad, kui palju neid tavapäraselt saalis olnud on? Raske on niimoodi hinnata, kuna ma ise peamiselt ikkagi olen olnud kas laval või siis seal teen midagi. Aga ma ütleks, et selline võib-olla 200 inimest äkki, et on rahvast, kes on nagu teatud bändi pärast seal, aga samas on ka inimesi, kes tulevadki lihtsalt selle bändi konkursi pärast. Kuidas sul on, et nagu ma aru saan, et sa ju, et sinu enda bänd ju on ka võistlustules, on ju, et kas tunned nagu ei ole, et tahaks ise ka hoopis tükis nagu võistelda, et 2 asja korraga vist ei saa ju teha, on ju? Jah, päris 2 asja ei saa, aga eelmine aasta oli küll see, et kui minu bänd lavale läks, siis mul oli endal, ma arvan, suurem ärevus sees kui neil ja vahepeal nagu tekkis see tunne, et nagu tahaks ise ka olla, aga samas oli mul seal õhtujuhtimisega nii palju seal tegemist, et väga ei jõudnud mõelda. See aasta ma arvan, et on lihtsam, et kuna ma tegelikult olen ka vaheesineja natuke niimoodi, et siis ma arvan, et on lihtsam. Et ühesõnaga natukene siin kergitasid saladusloori, et mingisugused vaheesinemised on ka seal. On, iga aasta on meil olnud ka siuke vaheesinemine, et samal ajal kui see žürii teeb oma otsuseid, et siis kõigepealt on rahvahääletus ja siis on väike esinemine ja siis on audustamine. Aga siis sinu bänd, et kuna sa oled ju solist, nagu ma aru sain, eks ju, ja kuidas nemad siis nüüd, kes su rolli siis üle võtab? Meil on õnneks bändiga on see, et meil on peaaegu kõik bändist on ka nii-öelda lauljad ja tegelevad selle laulmisega, täitsa on ka solistid. Et siis ei olnud keeruline, et on seal rollide sellist vahetamist on päris nagu palju. Et jah, nüüd ongi meil 2 lauljat on, kes seal siis laulavad. Aga sinu bändiliikmed pahased ei olnud selle peale, et jälle Kristin jätad meid siin nagu omapäi. Nii sa lähed seal sisse juhatama meid. Ei, nad vist pahased ei olnud. Meil on selline väga mõnus läbisaamine, et jah, kuna ma juba eelmine aasta ka seal olin, et siis ma arvan, et nad juba natuke arvestasid ka sellega. Et see aasta jälle niimoodi. Jah. Aga mis bändi nimi on? Meie bändi nimi on The Blackbird. The Blackbird, väga äge nimi. Kuidas see nimi sündis? Oskad sa mulle taustaga rääkida? Meil oli üle-eelmine aasta niimoodi, et kuna meil oli hästi suur bänd tol ajal, siis me Splashi jaoks jaotasime bändi 2, et meil oligi üks pool oli siis The Blackbird ja teine oli The Iconic Reds. Ja siis, aga nüüd on meil ongi läinud niimoodi, et meil on paar liiget ära läinud ja paar liiget on ka teise bändi üle läinud muusikakoolis, et siis on meil jäänud see bänd ja siis kuidagi see The Blackbird kuidagi kõnetas. Ütlesin, meil oli ka laul, mis eesti keeles ongi Must lind ja siis selle pealt ka natuke. No su isa ütles, et see nime leidmine bändile, eriti noorte bändile, on, et vaata see kõige raskem osa sellest kõigest. Jah, pigem jah. Kuidas teil selle nime leidmisega nagu läks? No ikka oli raske. Selles mõttes, et me pidime aega võtma selle jaoks ja kõik pakkusid erinevaid variante ja siis kuidagi saigi kombineeritud lihtsalt, et kuna meil on tegelikult neid erinevaid nimesid on läbi käinud
veel mitmeid. Et siis on iga kord on olnud see, et noh, et mis nüüd jälle panna, aga nüüd see Blackbird on ikkagi jäänud pikemaks. Mis muusikat te viljelete? Täiesti seinast seina erinevaid. Meil on Eesti lugusid, välismaa lugusid, on pop, rock, igasuguseid erinevaid stiile, et ja on ka omaloomingut, paar lugu on ka omaloomingut. Või kui äge, kes teil omaloomingut niimoodi siis kokku paneb? Kas see niimoodi tõesti bändi peale kõik koos või on 1-2 inimest, kes selle tavaliselt paika sätivad? Hetkel on meil niimoodi, et üks bändi liige, kes on ka laulab ja mängib kitarri, tema on teinud paar lugu ja siis me oleme bändiga neid lugusid mänginud, et need on nagu tema kirjutatud ja tehtud, et tema isiklikud lood. Kas bändil on vahet ka, mida ta esitab, et kas nagu kellegi teise loomingut või enda loomingut, kas seal see tunnetus on kuidagi teistmoodi ka? Mingis mõttes kindlasti, et kui sa esitad juba sellist valmis kellegi teise loomingut, et siis sa lihtsalt esitadki ja sa võid valida ükskõik millist lugu sa tahad, et neid on nii palju, aga näiteks ongi nende paari looga, mis on olnud siis nii-öelda see omalooming, et nendega ongi kuidagi see, natuke on see tunnetus teine, et jätab natuke sellise sügavama jälje. No ikkagi enda beebi ju heas mõttes, enda lapsukene. Jah. Aga sinul see bändi idee, kuidas see alguse sai, et ma saan aru, et sul on juba ilmselt põlvkondi, aga niimoodi, kui nüüd nagu enda teest rääkida, siis kuidas see sul alguse sai? No muusikakooliga ma olen olnud kogu aeg seotud selles mõttes ja ise ma olen natuke käinud ka muusikakoolis, küll hästi vähe, aga kuidagi ma täpselt enam ei mäletagi, kuidas ma sinna esimesse bändi nagu sattusin. Aga ma arvan, et see oli vist tol ajal, kui ma veel kitarri õppisin muusikakoolis ja ilmselt sealt kuidagi siis arenes ja siis ta on niimoodi edasi liikunud. Mida annab muusika sinu jaoks või muusika loomine või muusika esitamine, et mis see sinu jaoks annab? No minu jaoks on nagu see hästi oluline, et mis sõnum sellel laulul on, mida ma esitan. Ja siis ongi, ma saan seda teistega jagada ja vahest on lihtsalt enda jaoks on, teised ei peagi vahest teadma, mis see täpne sõnum on, et lihtsalt enda jaoks, et ma nii-öelda elan siis muusikaga nagu välja ennast mingis mõttes. Aga ise oled sa ka mõelnud midagi looma hakata või äkki ongi sul sahtli põhjas juba mõned sõnad olemas kuskil? Ma olen ühe loo teinud, kunagi oli vaja aastatöö jaoks ja siis ma tegin ühe loo, aga see jah, ei olnud just minu jaoks, ta ei olnud selline kõige parem ja siis ta niimoodi jäi. Ja rohkem ma ei ole teinud. Aga kui täna tal otsa vaadata sellele loole, mis sa tol hetkel nagu tegid, et ja täna hoopis tal mingisuguse teise värvingu juurde anda, oled sa selle peale ka mõelnud? No ma arvan, et selles mõttes viis oli väga okei, aga lihtsalt need sõnad kuidagi, et ma ilmselt oskaksin palju paremini sõnastada kõike seda, mis ma tollal mõtlesin ja ma arvan, et sõnad oleks see, mis nagu vajaks värskendust. No samas tol hetkel ilmselt oli see väga-väga oluline, et endast nagu just nii välja saada seda. Ja, kindlasti. Rääkides veel sinu tegemistest, toimetamistest, et sina oled üks nendest noortest, kes on otsustanud jääda Pärnusse kõrgharidust omandama. Ja see on nii äge ja ma tahaks teisile tuua, sest et pigem tahavad noored kodust ära minna. Et siis mille pärast sina otsustasid jääda Pärnusse, et miks just Pärnu? No põhiliselt ma jäin Pärnusse oma trenni pärast, et kuna me
niimoodi arenesime, siis ma ei saanud seda jätta praegu. Ja siis ma otsisingi lahendusi, et kuidas ma saaksin ühendada siis selle kõrghariduse omandamise ja ikkagi edasi treenida. Ei saa küsimata jätta, mis tähtis trenn see siis on? Sportakrobaatika. Ja kuna see on selline ala, kus mul on paariline, siis ei olnud ka seda varianti, et ma jätkan kuskil teises linnas sellega, sest et lihtsalt mu paariline on Pärnus. Mida tähendab sportakrobaatika? Sportakrobaatika on siis üks selline osa võimlemisaladest. Ta ei ole eriti populaarne, väga paljud inimesed tea, aga see on põhimõtteliselt, seal on paarid ja kolmikud ja meestel on ka nelikud ja ongi tempoelemendid, tasakaaluelemendid. Tempoelemendid on siis erinevad lennud, viskad, saltod ja tasakaaluelemendid ongi näiteks kätelseisud ja erinevad sellised hoided, kus on tasakaalu vaja. Ja mina teengi naiste paari, ehk siis ongi, et mina olen alumine ja siis mul on ülemine, keda ma siis hoian ja viskan ja püüan. Mul juba silmad käisid nagu 3 korda ümber pea. Okei, seal on nii palju vaja seda teineteise usaldust ja sellist nagu kokku hingamist piltlikult öeldes. Ja on tõesti väga palju vaja ja seda on ka vaja hästi palju harjutada, et ongi mingid eriti just tempoelemendid, mis võivadki olla ohtlikud, kui midagi nihu läheb, et siis on hästi täpselt on vaja saada see, et mõlemad paarilised teeksid ühel ajal sama asja. Kuidas seda õpitakse niimoodi, et nagu terveks ka jäädakse selle juures veel? No põhilised on, et kui hakkad uusi elemente õppima, siis on treener kõrval, matid on ja on ka selline, me kutsume lonžaks seda ja see on selline pael, mis sa paned ümber keha ja siis treener saab nöörist tõmmata ja siis saab õppida selliseid keerulisemaid elemente ilma, et peaks kartma, et ülemine kuskilt alla pudeneb. Aga põhilised ikkagi on, et kui on element, mis ei ole kindel, siis on matid on all ja kui ongi mingi kukkumine, et siis matid püüavad ja loomulikult alumine peab ikkagi oma ülemist püüdma. Ootan, kui inimene tuleb ikkagi raskusega ja mitte nagu, ütleme, mitte nii nagu peaks kukkuma, vaid ikkagi raskusega, siis ta kukutab sinuga pikali või ei ole niimoodi või te pole õnneks seda kogenud veel? No on selliseid, olnud ka selliseid natuke hullemaid kukkumisi, aga põhiliselt ongi ikkagi see, et alumine peab olema kogu aeg valmis ülemist püüdma ja see ongi alumise töö, et ülemine alla ei kukuks. Ja kui ülemine kuidagi tulebki sealt ükskõik kuidas alla, siis ongi alumise töö lihtsalt püüda ja põhiline on see, et peaga maha ei kukuks. Et tuleb alati siis pead ja käsi püüda. Ma kuulajatele pildi loomiseks ütlen, et ma ei tea, kas sa 1,70 m või kui pikk sa oled, sa ei ole väga-väga suur. Ja 1,72 m olen. Et pigem nagu näpsuke tütarlaps ja siis sa pead kinni püüdma nagu, ilmselt ka teist näpsukest tütarlast, aga mul nagu pähe see ei mahu, see tundub nagu nii hirmutav kuidagi. See, jah, ma tean, paljude inimeste jaoks see on hirmutav ja seda vaadata on ilmselt päris hirmus, aga meie jaoks on see selline suhteliselt tavaline ja kui ongi mingi selline kukkumine, siis paljud kukkumist näevad välja juba hirmsad ja juba valusad, aga tegelikult nad ei ole üldse nii hullud. Ilmselt selle ajaga vist õpib ka kukkuma kuidagi, mul tundub. Pigem jah. Aga ma kahtlustan, et ega vanemad, eriti emad vist küll ei julge pealt vaadata. Jah, meie selline grupi vanemad vist on juba harjunud sellega, aga
ma tean, paljud vanemad tõesti ei julge, jah. Kuidas sa selleni jõudsid? Et seda enam, et näiteks mina ei teadnud, et meil Pärnus on olemas sportakrobaatika ja kujutad ka, et see pole nagu üleliia nagu populaarne ole, on ju, et kuidas sina selleni jõudsid? Ma läksin alguses üldse lihtsalt akrobaatikatrenni Janne Ristimetsa tantsustuudiosse ja ma üldse ei teadnudki, et ka selline ala eksisteerib, et sellise alaga saab võistelda. Ja siis ma lihtsalt käisingi lihtsalt tavaline akrobaatika, alustasin suhteliselt algusest ja mingil hetkel me hakkasimegi nagu paaris trikke tegema, lihtsalt enda etenduste jaoks. Ja siis me käisime ka ühe grupiga Tallinnas vaatamas võistlusi ja peale seda siis hakkas selline võistlusasi sealt tekkima ja hakkasid vaikselt need paarid tekkima ja järjest kasvame ja oleme päris palju arenenud selles. Ja käid ise ka võistlustel? Jah. Mis on võistlustel need elemendid või kuidas need üles ehitatakse, et kas teil kõigil antakse sama kava või mida seal nagu hinnatakse? Lasteklassidel ja miniklassidel on selline leht, vanuse järgi läheb see. Ja seal lehe peal on niimoodi, et seal on punktide järgi pandud 3 sellist tulpa ja siis sa pead sealt valima 3 tasakaaluelementi, 2 tempoelementi ja siis on 3 individuaalset elementi veel. Edasi need vanemad, siis neil on peamiselt on vaba valik. On teatud kategooriates on mingid reeglid, et peavad mingid asjad sees olema. Mina võistlen hetkel rahvuslikus meistriklassis ja meil on niimoodi, et meil on kombineeritud kava, mis tähendab, et meil on tasakaalu ja tempoelemendid koos. Teistes klassides seal osades on eraldi tempo ja kava ja tasakaalu kava. Ja meil ongi suhteliselt vaba valik, aga meil on pandud kriteeriumisse, et meil peab olema sees 1 kätelseis. Niimoodi, et alumine ülemist muud moodi ei toeta, kui jääb ainult siis kätest. Meil peab olema ka vähemalt 1 püüdmine tempo elementidest. Aga muidu on jah, vaba valik. Aga üle Eesti, kui populaarne see on? Tallinnas on 3 klubi, kes sellega tegelevad. Ja siis Pärnust oleme meie ainukesed. Üle Eesti see järjest läheb populaarsemaks. Ja ma tean, et seda niimoodi natuke tehakse Tartus, natuke ka Rakveres, aga meie võistlustel, siis A-kategooria võistlustel hetkel ongi Eestist olnud need Tallinna klubid ja siis meie. Okei, kuidas pärnakatel läinud on siiamaani võistlustele? Päris hästi selles mõttes, et püsime täitsa konkurentsis, et viimastel võistlustel minu paar tuli teiseks, et oleme konkurentsis. No väga äge, väga tublid olete. Nagu ma aru sain, siis sa õpetad ka juba seda ala vaikselt. Ja, olen siis noorematel trennis abitreener. Meil on päris algajate grupid, siis meil on jätkajate grupid, kus on siis juba lapsed, kes on juba midagi õppinud ja juba natuke oskavad. Ja siis olen nende grupis abitreener ja siis meil on veel võistlusteks ettevalmistav grupp ja siis seal ma olen ka abis. Okei, kumb lihtsam on, kas ise võistelda või teisi juhendada või aidata juhendada? See natuke oleneb, selles mõttes ise võisteldes mul ongi see ainult see üks asi, mida ma pean tegema, et närvi on kindlasti rohkem, aga samas õpetamisel on seal nii palju erinevaid asju ja tuleb neid kavasid tuleb teha ja tuleb elemente õpetada ja et seal on nii palju neid erinevaid osasid, et selles mõttes isegi mingis mõttes see õpetamine on raskem. Ikka see vastutus on teistsugune, on ju? Jah. Kus kohas te õpetate ja kus kohas ise õpid? Meie saal on Blauhausi ärimajas, 3. korrusel on meie saal, aga muidu on ka stuudiol on ruumid Õhtu tänaval kõrval. Ikka siis Janne Ristimetsa stuudios? Okei, väga äge. Kuidas sa oled siis niimoodi sidunud omavahel
noh, kuidagi mulle tundub täiesti erinevad alad nagu bändi tegemine ja siis sportakrobaatika. Jah, et on täitsa erinevad jah. Ja tegelikult kuidagi ma olen mõlema keskel olnud tegelikult juba väiksest peale, et akrobaatikat mulle õpetas mu vanaema juba siis, kui ma olin 3-4 aastane ainult. Ja siis bändi selle kõige keskel ma olen ka väiksest peale olnud ja ilmselt lihtsalt ongi see, et ma olen keskel kasvanud ja lihtsalt mõlemad on nagu osa minust. Ja siis on ju loogiline jätk, et selle kõige taustal lähed sa õhtut juhtima. Jah. Jah. Kuidas käib selleks õhtu juhtimiseks ettevalmistumine, et sinule endal, et mis eeltööd sa selle nimel nagu teed endal? No eelmine aasta, kuna mina väga ei teadnud sellest midagi, siis oligi niimoodi, et Jaanus tegi tekstid ja siis me proovisime neid läbi lugeda ja kõva häälega ja vaatasime veel üle mingeid kohti, mis vajaks võib-olla parandust ja just see nimede lugemine oli see, mis oli hea, et ma nagu ennem läbi lugesin, et sellepärast, et mõned nimed olid küll niimoodi, et pingeolukorras ka veel hääldada, et siis võib sassi minna. Aga põhimõtteliselt jah, lugesimegi ära ja koha peal oli lihtsalt mikrofoni proovi, ega rohkem väga ettevalmistust selle jaoks ei olnud. Seesama valjuhäälsete ette lugemine tundub nagu, justkui nii nagu tutaks, et ma oskan lugeda. Ma ju loen paberi pealt, on ju, aga kui seda valjuhäälselt teha, siis on hoopis teistmoodi. Jah, on. Ja eriti kui ongi publik ootab ja seal ei ole seda, et sa saad, kui teed vea, et siis lõikad ära või et seda varianti kahjuks ei ole. Et siis ongi, tuleb ruttu välja sellest tulla ja ei tasu paanikasse minna. Et ma arvan, et see on üks raskemaid kohti, et paljudel inimestel kindlasti tekib see, või läheb see närv veel suuremaks sellise asja peale. Arvata on just, et see on see koht, et issand jumala, kõik teavad, et ma eksisin. Mis sest, et ainult võib-olla see bänd teab, et tema nime valesti öeldi. Ja. Suurema tõenäosusega väga palju saaresti see arugi sellest tegelikult. Ja, tavaliselt jah, inimesed, nad ei tea tegelikult, et kuidas peab olema või. Aga sellel aastal, kuidas ettevalmistusprotsess läheb sellepärast, et kui meie saade on kuuldaval siin 2. aprillil neljapäeval, et siis sellest nädalaga hiljem 9. juba ju Splash toimub, on ju. Et juba kohe-kohe tuleb, et kuidas sellel aastal need ettevalmistused õhtujuhtimiseks läinud on? Õhtujuhtimiseks ei olegi väga palju ausalt öeldes hetkel ettevalmistust olnud, et praegu ongi see, et me oleme bändidele info laiali saatnud ja me kogumegi kokku bändide tutvustused ja kõik selle teksti materjali, mida sinna õhtujuhtimise paberile panna. Et ja kui see on kokku kogutud, siis selle järgi saame teksti juba paika panna. Ja siis läheb põhitöö lahti nii-öelda. Jah. Kui sa vaatad nüüd otsa selle aasta bändidele ja sellele, kes nagu eelmine aasta oli, kui paljud siis samad on, kui paljud on uued ja palju see aasta bände siis kokku tuli? Hetkel meil on 13 bändi. Registreerus tegelikult 14, aga üks bänd kahjuks ütles, et nad ei saa tulla. Aga 13 on päris hea number. Peaaegu see maksimum, mis me saali suudame mahutada. Aga nimede poolest oli tuttavaid nimesid ikka omajagu, aga samas oli ka uusi tulijaid, päris mitmeid, päris mõnus seltskond, ma usun. No kui Eestis, mina vähemalt arvan nii, kui on nagu ütleme juba suuremad bändid, nagu rohkem tuntud bändid, et siis need bändid isegi siis, kui nad omavahel enne ei tundnud, siis kuidagi tuntuse kasvades, siis nagu muusikamaailmas tunnevad kõik kõiki. Justkui juba vaikiv kokkulepe, et me teame teineteist, nagu teretavad siis, kui nad ei tunne teineteist, eks ju. Ja kuidas noorte seas on, et kui palju noortebändid ja noored niimoodi väljaspool mingeid võistluseid või väljaspool konkursse nagu üksteist tänaval niimoodi ära tunnevad ja tervitavad ja jutustama jäävad? No ma arvan, et tänu sotsiaalmeediale on pigem nagu rohkem seda, et tuntakse üksteist ära.
et ma arvan, mina tunnen isegi vähem ära, aga ma tean, et mu teised bändiliikmed on mingite bändide kohta küll öelnud, et et seal on tema või seal on tema, et nagu juba teavad, et kes seal liikmed on. Et see ongi, ma arvan, just see, kes on seal konkursil juba käinud, laval näinud üksteist, on nagu seal saalis niimoodi näinud, kuna bändid tulevad meil varem kohale juba, neil on ka soundiproov ja paar töötuba, et siis nad seal ka juba natuke kohtuvad, võib-olla suhtlevad natuke. Et ma usun, et tegelikult on ikka omajagu seda, et tuntakse üksteist ära. Niisugune hea lõimumise koht heas mõttes. Yeah. Aga töötoad, mis tänavu on? No meil on see video tegemine, mis meil on kogu aeg olnud, et me näitame siis enne, kui bänd hakkab esinema, siis näitame nende videot. Ja meil tuleb ka nüüd siis selline lavalise oleku õpetus, et kuidas laval oled ja ma usun, et see on hästi kasulik bändidele, et ma usun, et see on ka see, mis aitab närvi natukene maandada, kui sa natukene juba mõistad, et mis sa täpselt tegema pead. Ja siis meil ongi soundiproovid bändidel ja see ongi vist kõik, jah. Oskad sa rääkida mulle, kes ma ju tegelikult seda maailma ei tunne üldse, et ma kuulen nagu soundiproovi ja värgid-särgid ja see on väga oluline, on ju. Mis see tegelikult tähendab siis see soundiproov on ju, soundcheck, et mis see nagu siis see, või miks see nagu oluline on? Põhiliselt on seal see, et kuna paljud ka tulevad enda pillidega näiteks ja ongi, et see bänd kõlaks ühtsena laval. Et siis on vaja see proov ära teha, siis saab sättida näiteks mõnda pilli vähem, mõnda rohkem ja et laulja kostuks sealt veel välja. Ja siis ongi, tehakse kõik pillid eraldi, et tuleks see signaal läbi üldse pulti ja et kõlaritest oleks iga pill kosta ja siis tehaksegi koos, et kuidas see kõik koos kõlab. Et ei tekiks näiteks seda, et laulja kuidagi kaob ära sinna pillide taha või et laulja karjub juba palju üle või et mõni pill nagu kostub hästi palju, et oleks see balanss siis kogu bändi niimoodi vahel, et ja see siis tuleb mängu ainult nagu lavalisel esinemisel, kus on nagu pult vahel, et ma mõtlen, et muidu ju harjutatakse bändis koos mängu kogu aeg, et nagu siis ju kõlab ilusasti, et kas see on siis lavaline keskkond või see teine keskkond, mis siis nagu nõuab seda vahepeal enne ära proovimist, kuidas see kõlab kokku? No kindlasti oleneb ka sellest ruumist, et hästi palju, et kuidas see kaja on ja kui suur ruum on ja kõik sellest. Et bändiproovis tegelikult meil on ka see, et meil on kõlarid ja meil on ikkagi pult ja kõik on ühendatud ja tulebki kõlaritest. Ja tihti on ka tegelikult bändiproovis seda näiteks, et tuleb mõnda pilli juurde panna, sest näiteks ei kuule või lauljat ei kuule. Aga seal on ka väike ruum ja tavaliselt on trumm see, mis hästi palju teistest üle käib. Laval ongi see suur ruum ja kõik tegelikult olenebki sellest ruumist ja selle järgi tuleb kõik paika panna. Väga äge, et sa välja tõid, et bändiproovis tehakse samamoodi seda. Et mina, kui ma seda bändiruumi ju ei näe, ma tean, et enne kontserti tehakse soundcheck, eks ju. Ja siis ma oma peas mõtlen, et huvitavad, nagu ta ju bändiruumis ju teete ka neid asju kõik, et miks seda siis vaja veel eraldi teha on, kuna mul taustsüsteem puudub. Aga kui sa ütled, et näed, et bändiproovis tehakse ka seda, eks ju. Et siis see kuidagi loksutab nii palju asju paika. Osad bändid teevad ka täiesti akustiliselt. On mingid pillid, mida sa ei saa ilma klariteta, aga ma usun, et tehakse ka ilma sellise tehnikata. Aga põhiliselt ikkagi sest see tehnika ja kuna ta võib nii erinevates kohtades kõik see kõlada ja et siis on ennem tehtud ja siis ei ole laval enam pärast probleemi. Jah, ei hakka sätitama, kus see laulja hääl kadus nüüd. Jah. Aga sellised konkursid või võistluspäevad nagu Paikuse Music Splash on, et kui olulised need noortele endile on? Ma usun, et see on hästi oluline, just eriti selle tõttu, et noortel paljudel ei pruugi olla võimalust kuskil mujal väga esineda, et selliseid konkursseid väga ei tehta ja ma ise mäletan, et kui see Splash alles selline esimest ja teist korda oli ja ma ise seal esimest korda käisin, et siis see oli minu jaoks ka ikkagi selline suur asi. Et
et nüüd, kuna ma olen nii palju lihtsalt kõige selle keskel, siis nüüd see tundub natuke selline tavalisem juba, aga ma usun, et nende bändide jaoks, kes seal on, eriti väiksemate nooremate jaoks, on nagu hästi oluline see. Ja kui palju sinust tuleb välja sükest nagu heas mõttes emalikku hoolt, kui sa nagu näed neid nooremaid, kes esimest korda on ja võib-olla närveerivad, et tahaks nagu ütlema minna, et kõik on hästi, sa saad hakkama. No kuna ma siis abitreener ka olen ja ma väikestega hästi palju puutun kokku ja on ka paar sellist last, kes on olnud nagu minu õpilased varem, nüüd nad on ka juba võistlevad ja ma ka toetan neid, et siis on, ma usun, et seal on ka seda, kuigi õhtujuhi rollis on natuke keeruline see, aga kindlasti selles mõttes enne ja niimoodi ma olen olemas seal ilusti kõigi jaoks. Tuletame ka siis meelde, et kus kohas see toimuma saab ja mis kellast juba tasub kohal olla. Paikuse kooli aulas toimub see siis 9. aprillil, juba järgmine neljapäev. Ja üritus algab kell 6, et siis natukene varem kohal olla. Ja mis siis õhtu jooksul kõik toimuma saab? Nagu ma aru saan, siis on kokku 13 bändi kirja pannud, eks ju? Ja. Meil on niimoodi, et bändid esinevad ära, siis tuleb hääletus. Ja žürii läheb siis ka oma asju otsustama sinna. Ja siis meil peaks tulema sinna üks DJ, teeb natukene muusikat. Ja siis on üks väike esinemine ja siis on juba autasustamine. Kes see žürii on? Keda peab moosima hakkama? Meil on siis 3 žürii liiget. Üks on Vanda Helena Olab, siis meil on Aleksandr Algo ja Tauno Tamm. Okei, hea teada, vanemad panid kõik need nimed kenasti kõrva taha. Aga õhtujuhid, et kui eelmine aasta olite koos Jaanus Mehikasega, siis kuidas tänavu lood on? See aasta on samamoodi. Mida võiks siis külastaja veel teada Paikuse Music Splashi kohta, kui ta vaatama tuleb, et mis tal võiks seal kaasas olla? No meil on kohvik, pausi ajal saab head paremat tõsta endale, et siis külastajad võivad sellega arvestada. Et ilmselt sularaha kaasa. See aasta meil on näiteks ka plakatid, bändide plakatid, et kui külastajad sisse tulevad, siis nad saavad juba vaadata neid plakateid, saavad natuke bändidega tutvuda. Ja meil on ka fotosein, kus saab siis pilti teha, seal on kõik Splashi logod on ilusti taustal olemas. Ja lihtsalt siis saabki show'd nautida. Ja külalised siis võiksid olla natuke neile kella 6 kohal, nagu ma aru sain. Ja, et 6 hakkab meil üritus pihta, et siis selleks ajaks võiks juba kõik istuda ja olla siis valmis seal. Aga kui kaua umbkaudu kestab, on see ka enam-vähem teada? Ta läheb ilmselt suhteliselt pikale, et kuna bände on päris palju ja igalühel on 10 minutit lava peal aega ja siis kõik see maha tulemine ja pealeminek veel, et ta ilmselt läheb pikale, ma võiks öelda selline 3 tundi, võib-olla isegi rohkem, et kõik see kokku. Ma mõtlen, et 10 minutit bändile laval, see on päris palju. Ta nagu on palju, aga samas on see, et mõned lood võivad kestagi 4-5 minutit ja siis sa jõuadki 2 lugu teha ja näiteks kui on bändis vaja vahetada pille, et siis see võtab seal lava peal veel aega. Bändi jaoks 10 minutit ilmselt on päris lühike aeg, et meil on isegi minu meelest varem on natuke rohkem seda aega bändidel olnud lava peal. Kas nad vahepeal esitavad siis erinevaid palasid, et mitte ainult ühte? Jaa, tehaksegi selline 2-3 lugu ja osad bändid näiteks seovad kokku need lood oma vahel, et kellel näiteks ei ole midagi vaja vahetada, osad teevadki mingi pausi, näiteks laulja räägib publikuga ja siis jätkavad, teevad järgmise loo. No see selgitab nii mõndagi. Nüüd ma saan 10 minutist aru. Muidu mõtlesin, kes seal hakkab juba seal noorena gitarrisoolot seal tegema või trummisoolot, eks. Et siiamaani, kui sa nüüd kirjeldaksid seda melu, mis on olnud Splashid, siis kuidas sa seda melu kirjeldaksid? No päris selline võimas, ma ütleks, et kõik need bändid, kes sinna tulevad, on alati sellised
et kõik on nii omanäolised, samas nad on hästi sellised kuidagi kõik ühtemoodi mingis mõttes. Neil on kõik omad lauad seal ja siis see publik on seal taga ja kõik see ongi selline hästi võimas ja see aasta tuleb see isegi veel võimsam, kõik see, nüüd meil on ka valgusshow on päris selline kõva ja siis ma usun, et kõik see melu on seal ikkagi, on väga-väga lahe on selle koha peal olla. Ja juba see, et noortel on see tuhin hoopis teine, kui on nagu bändil, mis on olnud juba võib-olla aastakümneid. Et see sära on silmis teistsugune natuke. Kindlasti on, jah. Ja kui te panete veel enda poolt sellist nagu tehnilist võimekust ka juurde, siis ma kujutan ette, et katus vist sinna peale näe meie. Jah, see on päris äge, mida on nagu võimalik korraldada. Mõni bänd teeb nii vägevad show'd ja on ka ise nagu valmis panustama sinna, et ta nagu räägibki kaasa ja ei ole nagu seda, et lihtsalt tuimalt tulevad, teevad ära, et nad teevadki nagu südamega seda kõike, mida nad seal teevad. Ja see kõik peegeldub publikuni ka. Jaa, kindlasti, et publik on ka väga oluline osa ikkagi sellest, et kui publik kaasa elab ja on ka selles kõiges sees, et siis on bändil on parem teha ja siis on kogu see üldpilt on ka parem, et kui publik lihtsalt kuulab ja on, et siis nagu kuidagi ei teki ka seda võimast seda kõike. No ütle ausalt, kas teil on mõni splash niimoodi olnud, et publik ei ela kaasa või? Mina ei mäleta sellist aega, aga ma ei usu, et Splashil seda olnud on, et kindlasti on mingid teised esinemised, kus on see, aga Splashil ikkagi rahvas ikkagi elab kaasa. Nii, et kui keegi tunneb, et siin kevade hakul nagu on väikene sörts veel sükest mõnusat energiat puudu, et siis peaks kindlasti tulema ja selle energia saab lakke. Jaa, kindlasti. Oluline asi on veel mainimata jäänud, et see sündmus on ju pealtvaatajatele tasuta. Jaa, täiesti tasuta. Ja kus kohast lisainformatsiooni saab? Meil on Facebookis on event, kus siis on info olemas. Meil on ka Instagramis on leht Paiksi Music Splash. Kirjutad sisse ja siis tuleb ette. Seal on kogu põhiline info olemas, jooksvalt lisanduvad veel bändide tutvustused, sponsorite tutvustused. Ja ka sellega võtame siis kokku, lähme uudistame. Aitäh sulle, Kristin, ja vist peaks ütlema okas kurku, jah? Võib, jah. Aitäh.